mis selle Saare mõisa eriliseks teeb? See teeb kindlasti eriliseks see, et see on üks hea näide sellest, kuidas von Rosenite, üks auväärt baltisaksa perekond on tulnud 90. aastatel Eestisse tagasi, saanud selle mõisa uuesti oma valdusesse. Tõepoolest toona olid sellest mõisa härraste majast alles ainult müürid. Teinud selle kenasti korda nüüd uue sajandi alguseks, sest nagu me teame, siis baltisaksa pärand on osa Eesti ajaloost üle 700 aasta, eks ole. Vahepeal küll oli nõukogude ajal selline ajalooline järjepidevus katkes, aga see siis Lüükholmi või Saare mõisa lugu on hea näide selles, kuidas baltisaksa lugu tegelikult nüüd uuel Eesti ajal on jätkunud. Suurem enamus baltisaksa parunitest oskas eesti keelt, kohalikku murret või murrakut, näiteks Sangaste Rukkigrahv von Berg õppis selgeks Sangaste murraku. Näiteks oluline peatükk meie rahvusliku liikumise loos 19. sajandi algus on ju estofiilide liikumine, kus tõepoolest need baltisaksa parunid, kes tundsid maarahva keele kultuuri vastu huvi, et nendel on oluline tõukejõud ka meie rahvusliku ärkamise loos. Et nad on ka andnud tõepoolest panuse selleks, et eestlasteks kujuneks kultuurrahvas. Et me oleksime täna rahvas, kes võib väärikalt tähistada oma riigi 100. juubelit. Aga näiteks von Rosenite perekond on hea näide selles, kuidas viimase paruni 2 poega läksid Balti pataljoni koosseisus vabadussõjas võitlema Eesti Vabariigi eest ja õnneks tuli sealt ka elusalt tagasi. Nii et nad on ka panustanud Eesti riigi sünniloosse ja tõepoolest need suurnimed, kes on baltisakslaste seast sirgunud, nagu veel kord, need on osa Eesti ajaloost. Nii, aitäh ja tutvustage ennast. Jaak Juske, Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalooõpetaja. Külalisi on auväärseid, on kaugelt, lähedalt, mis siin toimub? Ikkagi toimub selline väike koosviibimine ja külalised on just täpselt niivis, et kuna meil on küla ju väike, meil on 12 suitsu ainult siin külas ja nende seas on ka suviteed kõike ja kogukonnas ikkagi üks pere kutsus oma tuttavad, teine kutsus oma tuttavaid, olen ise kutsunud ka mõned enne olnud külalised ja niiviisi me sellise toreda seltskonna kokku saime, kuulame ilusat muusikat ja maitseme siis müügil olevaid parun von Roseni veine. Tema oli peakülaline, rahvas ootas teda, mis temaga juhtus? No nii kurb kui ei oleks, pidi ta tulema Saksamaalt oma lennuväljale maanduma oma väike lennukiga või õigemini klubilennukiga, aga teadustas mulle 1,5 tundi enne, et proovisõidul hommikul lennuki mootoris tekkis viga, läks remonti, aga remondist ei antud ikkagi lennuõigust. Mõisa sünnipäeva pidu ilma selle omanikuta, kuidas see välja näeb? No tuleb igast asjast võtta parim, eks ma olen ka ju terve aasta siin, see hea haldjas. Pererahvas ju käib 2 korda aastas ainult, aga see, et oleks nendel koht, kuhu tulla, peab mõis ka kogu aeg toimima. No aastatel 89-90, kui Gustav von Rosen tagasi tuli, oli see muidugi rahva poolt väga hästi vastu võetud, kuna mees ka suhtles ju eesti keeles ja paljud vanavanemad olid veel mäletasid tema isa ja vanaisa, kes olid mõisa omanikud olnud ja on ikka öeldud, et nad on head parunid olnud. Meil käib praegu muuseumis, mis on siin mõisakomplektis kuskil ikka aastast 1000-1500 inimest veel. Muuseum on loodud nüüd 1997 küll Kodula muuseumina, aga meil on sees ka mõisa asju, meil on mõisa mantelkorstnast leitud üles vahvliküpsetaja, mis on ääretult tore, ilma juhtmetaga muster on sama. Meil on see tagasi toodud mõisa diivanid, mõisa tugitoolid on või õuetoolid õigemini on tagasi toodud. Rosen, kui oluline on ikkagi siin selle Noarotsi kogukonna jaoks parun tänapäeval? No nüüd teda võetakse juba selliseks ikkagi mitterõhujaks ja teistsuguse seltskonna ja elu sissetoomiseks, et kui 2007 oli meil lennuväljal ühel nädalavahetusel korraga 15 lennukit,
kes tulid parun Gustav von Roseni vanema poja siis Lotari, kes hakkas mõisa pärima just, tema sõpradena siia ja viis kogukonna rahvast üles 200 inimest, tehes ära 76 lendu. Lennuamet ütles meil selles samas ilusas saalis, kus me täna istume, et teie käes on Eesti rekord, Tallinna lennuväli ei ole päevas 76 lendu tehtud, siis ma arvan, et kogukond mäletab seda päeva ikka väga-väga kaua, eks. Ega mõisavalitsejad, lendurid, mõisavalitsejad vist Eestis teist rohkem teada ei ole? No üldse, mina ka ei tea, eks üldse sellise mõisa ajalooga, et kus on tulnud tagasi kunagine 15-aastane poeg ja orienteeruvalt 3 miljoni euro eest oma perekapitali pannud täiesti varemetesse ja hakanud seda üles ehitama, siis ma arvan, et me ei leia ka mitte lendurit, vaid me ei leia ka teist sellist mõisa. Nii, aitäh ja tutvust ennast. Olen siis Anu Kari ja olen siis aastast 2002 mõisa Aldjas. Teatavasti, kui see mõis avati, ehk taasavati, varemetest oli saanud uus ja uhke mõisahoone. Mis siin avapeol juhtus? No ja kui natuke tagasi minna ajas, siis mina olin nagu tunnistajaks, kui siin olid täielikud varemed veel. Olid müürid, keskel kasvas suur puu. Nii et ma olen nagu selle mõisaga tema taastamise algusest kuni tänase päevani nagu kurssis olnud. Aga mis puutub avamisse, siis oli see kõige eksklusiivne vabariigi president härra Meri koos abikaasaga suvatses tulla siia avamisele, mis andis selle eriti pidulikkuse selle mõisa avamisele ja üldse kogu selle kogukonnale tunnustus, et noh. Miks see härra president Meri just siin oli? Siin räägitakse, et oli Roseni hea tuttav. Oli see nii? President Meri resident oli ju Paslepas. Ta oli siin Pürksis, igapäevane külaline, aga ikka sagedane külaline. Gustav von Rosen käis isegi Kadriorus presidendil külas, nagu ma kuulsin, ja nii, et nad olid nagu head tuttavad. Murugrad kusilt reisilt tulid, nii et ta toodi ratast. Ma sätin sul selle teist ära siit. Üsna ruttu hakkasid käima ja need. Pärast, et kui see muuseum sai rajatud, keegi ei näinud ette. Praegune volikogu esimees ütles mulle see, et siis sellega praegu tähtajad tuleb. Et praegu ma siiski müün ikkagi tänu sellele, et Kalmuga tekkis hoopis see jama, et plaksutada on vaja 2 kätt, eks. Nagu oma palga pärast, et see oli nagu ühes isik. Saadeti 5 poepeast Peterburi ülikooli, kuna nad mängisid hoopis teiste kohtade peale. Ma ikka ju pean neid, vaid see ing tegi seda, eks. Ega ta poleks ju asjad ikka tahtnud ka, nad on ju maailma.